Ma arvan, et kõik on rahul ja oleme meiega korraldajad rahul, et eks see on noortele suunatud üritus ja eks neid väikesi viperusi ikka võib tulla, võib-olla mitte meie just korraldajate poolt, aga hetkel oli siin ühe esinejaga, üllatuse esinejaga oli hinilemine, see natuke viis meie programmi nihkes, aga praegu läks kõik hästi. Taolise ürituste pallide korraldamisega olen varem tegelenud, aga korraldada üle linna ja saada siia kokku nüüd kõikide koolide noored, võib-olla on mingi eripära, aga toime tuli meie korraldav palli toimkond väga hästi ja raskus ikka tuleb ette, aga sain hakkama. Ajad asja, mis sammu naetud ja liiust ongi vaevad pead, mida segi on näetud. No, ma nägin väikse killukese sellest ainult, aga mäletades nagu enda oma meenutades, siis eks ta ole üks nostalgiline ja tore, väga hea tunne. Ei tekitanud niisugust õudu, et oi, et hästi palju noori ja et ei tulnud kartust sisse? No muidugi ma olen nii vana mees juba, et eks ta natuke ikka tuleb. Ei, ma arvan, et mitte. Mulle meeldib noortele esineda. Mina nüüd järgmine aasta kindlasti korralda. Kui nüüd järgmine aastaga abiturientide pall toimub, siis tasuks mõelda sellele, et see korraldus ja noortele suunatud üritus leiab teise suuna selles mõttes, et ikkagi on käinud seda juttu, et pall meie jaoks, et me nagu ei oska sellele oma ootusi luua, et võib-olla on ta mingisugune muu, mingis noorteklubis, noorte lõpupidu, mitte võib-olla enam pallikorraldusena. Et on näha, et huvi on vähenenud ja iga kauaaegne traditsioon peab ükskord muutuma. Idee tuli sellest, et anda võimalus tõesti kõigile gümnaasiumi noortele osaleda abiturientide pallil, et anda neile võimalus näha, kuidas taoline üritus toimub, mida siin korraldatakse, mida läbi viiakse ja võib-olla see osavõtt ei olnud üle gümnaasiumi siiski ootuste nii suur, kui me arvasime, aga osalejaid oli. On nii 10. klassidest, on 11. aga see arv ei ole suur. Ja. Et meie ootuseid ta niimoodi nagu ei rahuldanud, et oleks nii palju olnud, kui me tahtsime. Kas te teate, kuidas on korraldajatel tulnud järsku idee teha tervele gümnaasiumile see üritus see aasta? See on kindlasti sellepärast, et inimesed saaksid rohkem võimalust pidutseda, et kes ühel aastal ei saa, saab tulla järgmisel aastal ja nii edasi. Ja kindlasti on ka see, et ausalt öelda ma pean nentima seda, et abituuriumi hulgas ei ole enam nii populaarne vist ja rahalises mõttes on see kasulikum kindlasti, kui rohkem tuleb tervelt gümnaasiumist inimesed.